Täna on suht siuke temperatuurid nagu soemad. Olen minemas jälle oma rätsasid Palivere lähedal katsetama. Vaatab, kas ma siit saan ka Marimetsa rappa. Siit läheb mitmeid nagu teid. Täitsa rada ja mul on tunne, et täna on siin ka käidud. Mägi Jõle mäe ongi. Vist seal metsa vahelt paistab raba. Olen Marimetsa rappa jõudnud siis teiselt poolt. Siit läheb mitmeid radasid. Suusarada läheb siit. Kui äge siin on. Ma pole teadki, et siia saab tulla. Minu eesmärgiks on jõuda sinna puude juurde, seal peaksid laukad olema. Erinevate objektiividega teen siis pilti. Siin on ennemgi käidud rätsadega. Lauka peale ikka ei julge nagu ronida. Ma ikka katsun siit mööda neid kallast nagu minna. Siit nüüd vist tuleb üle minna. Lähen otse nüüd siit sellest üle. Nii. Hurraa, ei olnud kullu. Siin on kuskilt seal metsa taga on üks igavene suur laugas. Ma tahan selle üles leida. Nii, mis siis siit saab. Tegelikult need raba peaks olema suht külmunud. Sest seal, sinna jääb nüüd see Marimetsa torn kuskile kaugele. Seal inimesed uisutasid. Ma olengi suurte laugast äärde siis jõudnud. Siin peaks nagu korralik suurem asi olema. Ma võtan seda laugast, aga ta nagu vesi on peale see kõik lärtsib või tähendab kitib kinni selle alla, et nagu palju raskem, et targem on minna mööda seda äärt. Mul niigi siin juba mingi lumeunnik, jääunnik on jala all. Niimoodi siis kõnnitaksegi nende asjadega. Ma olen aukuga. Salakavalalt vesi väljas mõnel pool. Nii et kuigi see on suht madal ja pindmine. Siuke Jurassic Pargilik, siuke vaade Pikalamäe metsale. Tegelikult see polegi Pikalamägi. Kui nüüd aus olla, siis Pikalamägi on võt seal. Inimese toast välja siukse jubeda ilmaga. Täna sajab jäidet, õues on -2 kraadi. Teed on ekstreemselt libedad. Punasel tänaval näiteks oli 13 buss risti üle tee, ei tagasi ega edasi. Aga ühesõnaga olen siis täna tulnud Kõnnu Suursuusse ja see tee nüüd ei ole. Ma arvasin, et ma ei saa siit mäest ülessegi, aga sellel teel pole nagu häda midagi. Aga nüüd on oma see, et siin ei ole kuskil autot panna. Tavaliselt siin on mingi metsaalune siis. Vihma saal natuke, pärast on jope jääs. Rada algab küll sealt poolt, aga inimesed on kõik põrutanud siit otse üle jää. Üle selle mingi imelike järve. Tee peale, mis on lumega kaetud ja see tähendab seda, et õnneks ei ole ta libe, sest ma kujutan ette, kui see laud oleks väljas selle jäitega, oleksin täitsa võimatu praktiliselt käia vist.
torni juures on ilmunud mingid imelikud kollased postikesed. Kardan, et see on kaitseväega tegemist jälle. No võt, ma ei tea, kõik kohad on seda kaitseväge täis. Ma läksin Lõuna-Eestisse kuskile minna ja see on kaitsevägi. Tapa juures ei saa metsa minna, kaitsevägi. Väga jääs need trepiostmed ei ole õnneks võrdes sellega, mis igal pool mujal toimub. Afganmaan on siin lahti lastud. See on Paukjärv siin all. Kaameraga siis ka üks pilt. Ja nüüd ma peaksin siit edasi siis minema seda teed mööda Vall-Larjakut ja tulen sealt teiselt poolt järve tagasi kenasti. Nii, aga vaatame, kui me jope on kõik jääs. Nanokate on see. Näiteks mul oleks sulagi ibeda tõrjet teha sellega. Keegi on otse üle jää läinud, siis lähen ka. Muidu tuleb sealt minna. Aga siit ei olegi üle jää läinud. Mingi rada läheb, aga siit paistab minevat siuke ägedam rada, et kui sa nüüd peal kannad, võiks küll minna siit üle jää. Väga kannab. Järv on siuke tihedalt asustatud väike saar. Nii, olen ka mina selle maa nüüd avastanud. Nii, kui sa siit siis edasi saab. Nii ongi see saar vallutatud ja läbitud. Metsast välja jõudma. See on nüüd esimene tilkimiskoht. Mul on siit veel minna järgmise järvesopi juurde. Nii olen tagasi algses kohas. Olen jõudnud siin öösel ja seal hirmus libedaga Nõmme veskile. Siit peaks minema jõgi.